Tere ilusat teisipäeva hommikut. Täna oli taimer nii lühike, et ma jäin natuke isegi unistama alguses. Tere tulemast kuulama Tegutsemisampsu. Minu nimi on jätkuvalt Triin Pärn ja igal teisipäeval siin grupis veebikooli ettevõtjatele toimuvad meil kasulikud tegutsemisampsud. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et oma ala spetsialist, ekspert tuleb näitab, kuidas midagi ära teha. Me ei ole rääkinud sellisest asjast nagu e-pood. Ja kui ma nägin Kirli Estra tegutsemisi Instagramis, siis ma nägin, et wow, meil on vaja selle kohta teha ühte ampsu. Nüüd mul on hästi hea meel, et Kirli Estra on täna siin ja räägib meile. Sa oled tegutsenud nüüd e-poodidega kui mitu aastat? No nüüdseks juba veidi üle 7 aasta, nii et läheb 8. aasta. Wow, see on ju nii suur kogemuste pagas ka. Ja tegelikult mul on ju kogemus nii e-poodidega kui ka siis teenuste äris, nii et kogu see e-kaubandus ja üldse ettevõtlus on põnev. Ja ma ise nagu tunnen, et kui mina kunagi alustasin, eks ole, siis samamoodi kõik oli uus, kõik oli võõras, ma ei teadnud, millest alustada. Ja sellest mul tekkiski idee nagu teisi inimesi ka inspireerida ja julgustada, et tegelikult on võimalus alustada ühe tootega. Ja mul on hea meel sellest täna rääkida, sest et mina ju alustasin ka ühe tootega. Seega ma usun küll, et ma saan täna väga paljusid inimesi ikkagi inspireerida. Mulle hästi meeldib sinu selline lai taust, et tegelikult see digiturundus, sul peab olema digiturundus nagu selline vaade ka, kui sa tahad midagi e-poes müüa, et tegelikult tooteid ise ennast maha ei müü. Ei müü, et vanasti oli arusaam, et hea toode müüb ennast ise, aga tegelikult ükski toode ikkagi päris ise kliendini ei jõua, et on vaja ennast koolitada, et mina ju täpselt samamoodi selle ettevõtlustegevuse ajal olen ennast koolitanud, olen läinud kooli, lõpetanud Tallinna Majanduskoolis digiturunduse eriala, pluss siis õppinud turundusspetsialistiks. Tallinna Ülikoolis olen võtnud selliseid paarikuiseid ka turundusampse, eks ole, ja täna on ju võimalik teha veel eraldi mikrokraade, et ma julgustan ikkagi õppima, et oma teadmistesse tasub investeerida, et muud moodi me elus lihtsalt edasi ei liigu, kui me ise ka ennast ei koolita. Et mina ennast ka järjepidevalt koolitan, ka praegu koolitan kogu aeg, et mitte siis ka ajast nagu maha jääda, et see on hästi oluline, on selline järjepidev õppimine. Tõepoolest, et nii palju selliseid kogemusi ka ja tegelikult kogemust ka vaata, et siis õpid ja siis kohe saad rakendada. Ja, et see ongi, et ükskõik ju, isegi kui me loeme mingeid raamatuid, et meil ei ole mõtet minna kohe uue raamatu juurde, kui me päriselt ei rakendu juba nagu saadud teadmisi, kas või oma harjumuste kujundamine, et me peame ikkagi kohe rakendama kõiki neid teadmisi. Nii vahva. Sa oled meile täna ette valmistanud ka slaidid, et võime minnagi kohe asja juurde, et siis kuidas alustada e-poodi vaid ühe tootega. See kõlab nii intrigeerivalt, et kas tõesti mul ei pea olema lai valik mingeid tooteid enne, kui ma alustan üldse e-poega. Meid on täna kuulamas otse lausa 25 inimest, et andke märku, kus te meid kuulate ja kas teil on selline huvi teha e-poodi, kas teil on juba äkki juba e-pood ja tahaksite siit mingeid häid nippe veel saada, sest neid siit kindlasti saab. Ja kindlasti küsimused ka kirjutage. Nii, aga alustame siis, et tõesti täna siis meil on hästi huvitav teema, kuidas alustada e-poodi kas või ühe tootega. Ja Triin siis tegi ka juba vahva sellise intro meile sisse, aga räägin siis natukene ka endast, et olen siis Kirli, täiskohaga ettevõtja ja olen natukene hunt kriimsilm selles võtmes, et olen nii koolitaja rollis kui ka siis olen digiturunduse spetsialist ja kõik sai siis alguse sellest, kui ma alustasin ka kunagi oma e-poodi. Ehk siis, mis ma täna teen, ongi siis, et ma aitan turundajatel siis ja ettevõtjatel omandada siis digiturundusalaseid teadmisi. Olen rohkem siis spetsialiseerunud just digireklaamidele, kuidas teha tulemuslikult Google Adsi reklaame, Meta reklaame ja olen ka siis teatud ettevõtetele täna igakuine turunduspartner, aidates nende ärisid kasvatada ja teen ka siis e-äri koolitusi alustajatele, kellel võib-olla isegi ei ole mingit ideed
mida müüma hakata, aga ma siis aitan inimestel mõelda kastist välja ja üsna pea siis taaskord ka selline praktiline 3-päevane koolitus alustajatele ka tuleb, nii et hoidke kindlasti ka minu kanali silma peal. Aga tänane valdkond või teema, kuidas alustada e-poodi ühe tootega ja ma tahaksin natukene rääkida ka oma taustalugu, mis on hästi oluline teema, sest et me õpime ikkagi kõige paremini juba läbi kellegi teise, kes on mingeid asju juba teinud, kes tunneb juba kitsaskohti, et me ei peaks ise pusima. Ja mina siis alustasin sellist joogitarvikute brändi nagu SmartCup ja seda siis ainult ühe tootega, et ühe tootega on võimalus oma äri püsti panna. Te lihtsalt peate teadma, kuidas seda õigesti teha ja midagi muud seal tegelikult ei olegi ja sellest ma siis täna ka räägin lähemalt, millele tähelepanu pöörata. Ja minu siis bränd, mina hakkasin müüma kõigepealt pooleliitriseid termospudeleid. Kujutate ette, ma tegin e-poe, kus oli üks pudel ja ainult siis mul oli 4 erinevat värvitooni, üks pudel 4 erinevat värvi ja ka minu ümber oli siis neid inimesi, kes olid skeptilised, nagu ikka, turg on täis, konkurents on tihe, kes see ostab, aga teate, ostavad küll, et see on klassika, kus öeldakse, et turg on täis, eks ole. Tegelikult me alati mahume turule ja me peame siis leidma selle oma õige müügitunneli, müügisõnumid, kuidas siis oma potentsiaalsete klientideni jõuda. Ja tahan siis ka julgustada, et kui te nagu oma e-poodi teete, siis te ei tea kunagi, kui kaugele see tegelikult teid viib, eks ole, et minul on nüüd peale e-poe ju nüüd ka teenuste äri, et ärge mõelge liiga palju samme ka ette, et võtke üks eesmärk, täitke siis kõigepealt nii-öelda samm korraga. Aga põhiline murekoht siis tegelikult, mis inimestel on. Ei tea, mida müüa, mis on see minu asi, eks ole, ja täpselt seesama tunne, et kõik teised juba teevad, et kuhu mina mahun. Ärme üldse keskendu sellele, mida teised teevad. Et kui mina alustasin termoste äri, siis samamoodi me võisime minna Prismasse, osta termost, me võisime minna Selverisse. Mina veel lausa käisin Nimme kaubanduskeskustes ja vaatasin, milliseid termoseid teised müüvad, eks ole, ma kogusin ideid ja keskendusin sellele, mida mina teen. Ja siin ongi hästi oluline nüanss see, et sa pead valima selle valdkonna ja toote, millesse sa ise usud. Sa ei saa valida toodet või siis ka teenust, eks ole, ja see võib olla ka hoopis mingi digitoode, mitte füüsiline toode. Sa ei saa seda müüa, kui sa sellesse tegelikult lõpuni välja ei usu. Et see ongi see point, eks ole, et vali see valdkond, mida sa võib-olla saad oma igapäevaeluga kuidagi siduda. Et termose puhul oli lihtne, võtsin selle kaasa, pistsin kotti, ma sain igal pool seda näidata sotsiaalmeedias. Ja vali siis jah midagi, mis lööb sul silma särama ja see ei pea olema üldse mingisugune niši toode, eks ole. Et kui turul on konkurentsi, siis tegelikult see näitab, et turul on nõudlust. Palju suurem risk on teil valida mingi selline toode, mida keegi teine ei ole kunagi pakkunud. Et siis on palju suurem oht, et te astute ämbrisse. Sest et turg ei ole tegelikult veel valmis seda ostma, see on liiga võõras. Et konkurentsi pakkuda on palju lolli kindlam. Ja tahaksin täna siis anda teile ka sellise abimehe nagu Keyword Surfer. See on siis selline asi, mida te saate panna oma veebilehitseja külge, kui te kasutate Chrome'i. Ehk siis, kui te olete jõudnud näiteks mingisuguse tooteni, mida te tunnete, et te tahaksite müüa, siis te saate tegelikult kontrollida, kui suur on ka selle toote järele näiteks nõudlus, et kui suured on otsingumahud. Ja ma näitan teile, kuidas te siis selle abimehe endale saate Chrome'i külge. Te lähete Google'isse ja panete otsingusse
Keyword surfer. Esimesed vastused on kõik sponsitud reklaamid, kerite allapoole ja näete, siin on Chrome'i embleem. Ja siia tekib siis selline koht, et lisa Chrome'i, mul on see juba olemas, seega mul on siin sinine nupp, et eemalda Chrome'ist. Kui te olete selle oma veebilehed siia külge nüüd liitnud, lähete tagasi Google'isse, see on teil juba automaatselt olemas ja panete näiteks otsingusse, paneme siis, paneme joogipudelid seekord. Nii, ja me näeme, et keskmiselt otsitakse näiteks joogipudelit 110 korda kuus ja te saate siin valida ka riigiti, et kus riigis, kui palju mida otsitakse ja see abimees annab siis teile veel nagu ideid, et näed, et ainsuses joogipudel otsitakse 590 korda ja mida siis veel inimesed otsivad. Et see on selline hea abimees, et kui teil on mingisugune mõte, mida müüa, et kui palju tegelikult inimesed seda konkreetset toodet siis tegelikult ka oskavad otsida. Ja siin ongi nüüd oluline tähelepanu pöörata, et e-poodi ei tee heaks see, kui teil on 100 toodet või 1000 tooteid. Et isegi kui on e-pood tuhandete toodetega, siis inimene nagu ei eksi mitte kunagi teie veebilehele niisama. Et me ikkagi ise suuname selle inimese teadlikult oma veebilehele ja siinkohal ongi oluline mõista, et kui te tahate müüa näiteks aiatarbeid, lastekaupasid ja siis seal vahel on veel kuskil autokaubad ja mõtlete, et te müüte hästi palju erinevaid tooteid, küll see ost tuleb. No ei tule, sellepärast et te ei jõua tegelikult hoida fookust, sest et kui me pakume mingit toodet või teenust, me alati keskendume probleemi lahendamisele, eks ole, üks probleem korraga. Et näiteks, kui ma müün termoseid, siis ma ju lahendan ära tegelikult ühe tootega mitu probleemi. Et inimesed, kes lähevad matkale, tahavad endale võib-olla suurt joogipudelit, mis hoiaks siis kuuma või külma, eks ole. Inimesed, kes sõidavad hommikul tööle, tahavad kohvi kaasa võtta, et tegelikult siin on üks toode, mis lahendab ära mitu probleemi. Et ärge ajage seda tootevalikut enda jaoks liiga kirjuks, sest siis te tegelikult lõpuks ei müü mitte midagi. Ja ma toon teile täna väga praktilised näited Eestis tehtud ettevõtetest, kes on samamoodi alustanud oma äri ühe tootega täpselt nagu mina ja kuidas teie saate täpselt seda sama teha. Näiteks selline veebileht nagu reisikott. See on nii andekas. Tal on üks toode, mida ta müüb siis erinevates värvitoonides ja ta lahendab konkreetselt reisijate probleemi, kes ei taha maksta käsi pagasi eest lisatasu. Sest et kui me lendame, meil on täna läinud juba see koti suurus nii spetsiifiliseks, et me peame mahtuma õigesse formaati selle seljakotiga, vastasel juhul me peame maksma lisatasu. Ehk siis siin ongi, tähendab nende veebilehel ongi väga hästi välja toodud, et inimeste probleemid, kus riided ei mahu käsipagasisse, lennujaamas ootab neid siis see üllatustasu ja kõik see stress, mis sellega kaasas käib. Ja reisikott lahendab selle reisija probleemi ära. Ta pakub teile täpselt õiges suuruses kotti, mida inimene saab reisile kaasa võtta. Et kogu veebilehte ongi siis üles ehitatud selle ühe toote ümber, et kuidas teil ei ole vaja rohkem tooteid kui üks toode. Et te saate oma veebipoodi hiljem samm-sammult kasvatada, aga kõigepealt keskenduge ühele tootele, õppige turundama, mõistke seda müügitunnelit ja teil on palju lihtsam siis siit edasi minna. Taaskord järgmine väga hea näide, Ploomi iluõli. Plumme on juba tegelikult ju aastaid tegutsenud ja ta alustas ühe tootega ja ta on siiani ühe toote müügiga siis turul. Tal on üks toode, mida võimalik osta kahes erinevas suuruses. No fantastiline idee jälle, et meie mõtleme, et tahaks teha ilukaubamaja. No kuulge, teil ei ole vaja, eks ole, sadu iluõlisi. Teil piisab ühest heast iluõlist. Ja võin öelda, et selle tootega te teete Eesti turul täiesti reaalselt üle 100 000 euro käibeid.
et tekivad esiteks juba kordusostud ja nii edasi, et lihtsalt panna teid natukene laiemalt mõtlema, et kui lihtne on tegelikult alustada ühe tootega, et me ise oma peas kogu aeg loome siis neid takistusi. Siis olen toonud ka teile näiteks sellise vahva ettevõtte nagu Brükkar. Minu meelest on see nimi juba väga andekas ja tema siis alustas ka ühe tootega. Oli üks bioprügikast. Jällegi ta lahendab ära probleeme. Inimesed, kes elavad korterites, tahavad sorteerida biojäätmeid. Üliilus väike prügikast sobib siis kapi peale ja lisan juurde, et ei ole minu poolt sponsoreeritud reklaamid, vaid lihtsalt head näited, mis on mulle silma jäänud. Ja samamoodi Brükkar, kui alustas ühe tootega, siis täna neil on siiamaani üks toode, aga nad on lisanud uusi värvitoone ja näiteks seda sisemist prügikasti, et jällegi samm-sammult hästi tasapisi nagu laiendab seda tootevalikut. See on jälle lihtsalt nagu nii hea idee, et vaadake nende veebilehti, kuidas nad on selle kontseptsiooni üles ehitanud, kuidas nad lahendavad neid probleeme, mis inimestel on. Et nii lihtsad asjad ja mitte keegi ei keela konkurentsi pakkuda. Ja tahangi siinkohal välja tuua, et konkurents ei ole absoluutselt mitte kunagi probleem. Et probleem on see, et ei osata nagu jõuda selle kliendini õigesti. Hästi oluline ongi see, kuidas sa oma toodet müüd, mis probleemi sa oma tootega lahendad. Ja loe kindlasti ka konkurentidele jäetud arvustusi, leia sealt reaalseid valupunkte, mida sa saad ära kasutada oma digireklaamides, sotsiaalmeedia postitustes ja vali oma fookus, millega eristuda. Et kui mina alustasin ühe joogipudeliga, termosega, mida ju suured ketid ka pakkusid, termos ei olnud 7 aastat tagasi mingi niši asi, eks ole, aga mina keskendusin kvaliteedile, premium brändile ja just see, et ei anna metallimaitset ja nii edasi. Ehk siis minu jaoks oli see kvaliteet ja just see premium, millega ma eristusin. See ei tähenda, et teiste termosed ei oleks olnud head, aga nemad ei toonud näiteks neid asju välja, mida mina tõin. Ja pakkuge kindlasti elamusteenindust, et elamusteenindus on täna see ka, millega te jääte inimestele meelde ja millega siis teid soovitatakse sõbrale edasi. Et kui keegi tellib teie käest midagi, pange midagi väikest võib-olla kingitusena kaasa, olgu see kas või käsitsi kirjutatud tänukaart, mingi lihtne asi, mis tegelikult paneb naeratama ja jätab teid meelde, sest et inimesed ostavad teie käest mitte ainult hinna pärast, vaid ka teeninduse pärast. Et kui teie teenindus on kehva, siis tegelikult inimene ei taha teie käest osta isegi siis, kui toode on hea. Et paraku see nii on. Ja mida vältida toote valimisel? See on hästi oluline. Vältige keerulisi tooteid, mis on suured ja rasked. Alustage millegi lihtsaga, mida te saate saata pakiautomaadi vahendusel, siis proovige vältida erinevate regulatsioonidega tooteid, mille alla võib minna siis toit ja mingid toidulisandid ja kiiresti riknev kaup. Et see on nagu see, mille peale peaks mõtlema, sellepärast, et kui te hakkate näiteks müüma, ma ei tea, toidulisandeid, siis seal on ikkagi säilivustähtaeg. Ja nii te võitegi tegelikult kaotada raha lihtsalt sellega, et ei suuda nagu nii kiiresti müüa ja see säilivuse aeg siis tuleb kätte. Et kui te hakkate oma e-poodi tegema, siis esimesed 3 kuud võib-olla teil ei olegi müüki. Ja see ei ole sellepärast, et teie toode või teenus oleks halb, vaid inimesel võtab aega see ostuotsuse tegemine. Ja kindlasti siis vältida seda liiga laia tootevalikut. Et ikkagi keskenduge kõigepealt ühele asjale, seda enam, kui teil puudub eelnev kogemus, et ärge tehke enda jaoks seda elu keeruliseks, valige üks toode ja hakake siis selle ühe tootega erinevaid probleeme lahendama. Aga minu poolt siis hetkel ongi kõik selline vahva kiire õpiamps,
ma usun, et kindlasti saite siit inspiratsiooni ja kes tahab siis rohkem teada ja tahaks põhjalikumat kursust, koolitust, siis kindlasti tulge minu veebilehele, et varsti teen ka sellise ERi koolituse selle kuu lõpus, et saate rohkem lisainfot minu veebilehelt unaviida.ee ja loomulikult ka minu sotsiaalmeediakontolt, et tulge kindlasti jälgima. Ja minul on nii hea meel kõigi üle, kes täna tulid kuulama ja usun, et kindlasti saite siit endale midagi kasulikku kaasa võtta. Kerli, see oli fantastiline. Meid on praegu kuulamas 48 inimest. Kujutad ette? Nii tore. Ma loodan, et tuleb palju järelkuulajaid ka. Tavaliselt tuleb enamus järelkuulamised tulevadki pärastpoole, et siis kes pärast tööpäeva kuulavad näiteks järgi, et seesama õpijampsu on leitav ka YouTube'is, et kui näiteks oli mingi mõte või slaid, milleni tahad seda uuesti kuulata, siis saad seda teha mugavalt. Ma korra panen oma viimase slaidi veel, et kes tahab võib-olla mind sotsiaalmeediast üles leida ja minna veel minu veebilehele, et ma panen selle viimase slaidi, et siit leiab siis need sotsiaalmeediakontod ja minu veebilehe ka, et võib-olla natukene abiks. Ma jagasin siia ka sinu linke ja mulle väga meeldib, et sa oled enda selle e-poe kursuse juurde liitnud ka tegelikult raamatupidamise. Tihtipeale tehaksegi neid erinevaid koolitusi, aga see tähendab seda, et sa pead hakkama ettevõtjaks ja see tähendab seda, et järgmine asi on see, et ma pean nüüd minema raamatupidamiskursusele või kust ma üldse alustan. Et mul hästi-hästi hea meel, et sina lugesidki enda klientide tagasisidesid ja võtsid seda arvesse ja kutsusid mind rääkima raamatupidamisest ja ülevaatlikult, et mida üldse alguses peaks teadma, et saate selle osa ka kohe tegelikult ühel koolitusel ära katta selle teema. Ja, sest et tegelikult me hakkame muretsema mingite asjadega ette, eks ole, et eriti kui me alustame ettevõtlusega, siis meil ei ole ju vaja kohe mingeid käibedeklaratsioone ja asju teha, et see raamatupidamine ka aitab võtta neid hirme vähemaks. Et vahest ma kuulengi inimestelt, et nad tahaksid alustada, justkui mingi toode on, aga siis tekib mingisugune plokk selle raamatupidamise ees ja siis arvatakse, et see on nii keeruline, et see on nii kallis, ka tegelikult see üldse nii ei ole, nii et kursusel kõik need hirmud saab nagu kaotatud ja sellepärast ongi oluline tegelikult ju tagasisidesid küsida, et see tagasiside ei ole sellepärast, et tahaks nüüd ennast kuidagi upitada või kiita, vaid tagasiside ongi see, et me saaksime oma toodet või teenust tegelikult teha paremaks. Et kui on näiteks minule tuligi tagasiside, et oleks tahtnud kuulda maksudest, siis ma ei võta seda kriitikana, vaid võtangi seda, et vot, see on asi, mida ma peaksin lisama, sellepärast, et siis ma teen oma teenuse tegelikult ju veel paremaks. Ja, absoluutselt, et mulle hästi meeldib, et see, mida sa räägid, sa tegelikult seda rakendad ka ellu, et seda on nii tore näha. Aitäh sulle, Kerli, et sa võtsid täna teispäeval aega ja tegid meile sellise põneva esituse, et tegelikult saabki ühe tootega alustada ja sa saad ka jätkata ja ainult ollagi ühe toote peal. Et mina ei olnud kuulnud sellest näiteks õlist, et ongi ainult üks toode, lihtsalt erinevad suurused, et me ei pea üldse tõesti üle mõtlema, alustame ühest tootest ja võib-olla jäämegi sinna. Ja Blume on mingi 5 aastat tegutsenud ja alguses nad olid väga aktiivsed ja tõesti ma vaatasin, nende müüginumbrid olid fantastilised, et ma ütlen, et selle ühe tootega on võimalik tõsta käibeid väga-väga hästi. Et minu e-poe puhul ka, et mul ei olnud nissitoodet, eks ole, aga väga ruttu minu käibed kasvasid üle 40 000 euro ja seda ainult Eesti turul. Et see on ikkagi väga-väga hea müüginumber, eriti kui see on täiesti lihtne asi. See on lihtne toode, aga inimesed ostavad. Kõik sõltub sinust, kuidas sa oma toodet suudad esitleda. Müügisõnum peab olema õige. Ja see tähendab seda, et kui sul on müügisõnum, kui sul on mitu toodet, siis sa pead ju neid müügisõnumeid nagu paika panema, aga kui sul on ainult üks toode, siis ongi ainult üks müügisõnum ja sellepärast see toimib, sa paned kogu fookuse sinna. Täpselt. Ja see on teenuste puhul samamoodi, et täna me rääkisime küll e-poest, aga aitan inimestel leida ka neid ideid, mida nagu teenusena müüa. Inimestel on tohutult ideid, mida nad on, või tähendab teadmisi, mida nad on omandanud tegelikult oma palgatöö ajal. Ja neid teadmisi on võimalik pöörata rahaks. Lihtsalt ongi vaja natuke seda tuge teiselt inimeselt, kes on juba selle teekonna läbi teinud ja siis on kõik võimalik. Natuke julgust ja enesekindlust ka vaja. Absoluutselt.
aitäh sulle, Kerli, veel kord ja aitäh aitäh sulle. kõigile kuulajatele, kes meid täna kuulasid ja kohtume järgmisel nädalal kell 10 siinsamas grupis veebikooli ettevõtjatele. Ilusat päeva jätku!